Tere tulemast kuulama Puhkeka juttude 19. episoodi. Koroona küll möllab, kuid meie kolm oleme ikka tagasi oma mikrofonide taga. Tere! Tere! Emotsioon on meil väga hea. Tänases podcastis tuleb lõpupoolega jälle külaline. Üritame seda striki siin hoida, kuigi nagu just mainitud, meile väike viiruse tüvekene ei anna siin väga head väljavaadet sellele, et me saaks kõik oma tahtmised korda teha, läbi viia. Aga kes teab, siis juba meid saadeti siin Treffneri koolis natukene distantsile ja saime natukene ka teada, et sellist asja peab üleüldiselt nüüd juba nõudma vist Terviseametilt, et väga mina kiidan heaks selle otsuse praegu, et meid saadeti distantsõppele. Ja, täitsa nõus. Ma pigem istuksin 3 päeva kodus, kui 2 nädalat mingi koroonaga tähendab kodus. Ja siis õpin kodus natukene halvemini kui koolis või õpin kodus nagu eriti halvasti, peaaegu et ei saa, sest mingi haigus lihtsalt teeb katki mu. Me lähme natukene kauemaks kui 3 päevaks vist. No see on veel selgumis. Jah. Aga jaa, ma olen ka nagu õnnelik, et Terviseamet lubab meie koolil distantsile minna, sest et nad olid esimese taotluse väidetavalt tagasi lükkanud, et pigem ka oleks, ma ei tea, nädalake seal kodus kui 2 nädalat koroonas ja võib-olla haiglas. Mõtleme sellele ka, et Tartus mina tean kindlasti, et Jaan Poska gümnaasium on minemas samuti distantsile, aga need Härma gümnaasiumist olen ma kuulnud ja Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumist on hetkel mul selline info, et nad ei lähe veel. Siis see on väga hea võrdlusmoment meile siia. Jah. No äkki neil ei ole nii palju juhtumeid või sest meil on ikkagi ju päris mitu koroonapositiivset olnud koolis. Ma arvan, et asi on praegu selles, et meil just nagu õpetajate poole pealt on raskusi, et meil ei olegi õpetajaid, kes saaks koolis anda meile mugavalt ja hästi haridust, võib-olla siis jah, teistes koolides on rohkem see õpilaste poolne. Mingi artikkel oli, et kas siis Lõuna-Eestis või Tartus peaks minema 11 kooli distantsõppele või nagu midagi sellist, et see nakatumine pidigi olema vist 10–19, seal vanuse vahes on see nakatumine kõige suurem, et siis on nagu loogiline, et koolid lähevad distantsõppele, eriti kui algklassides maski ei kanta ja kõike sellist, et see on nagu õpetajale ohtlik, aga ka siis nendele laste vanematele, kui koolis on kolle. Või mis te arvate? Ma loodan, et Delfi on natukenegi usaldusväärne. Tegelikult see oli Tartu Postimehes, nii et jah, Tartu Postimehes oli selline artikkel. Lugesin ainult pealkirja, palju minul ei ole seda paketti, et lugeda tervet artiklit kahjuks, aga jah, minu arvamus on küll see, et pigem distantsile kui see, et meie kõik jääme haigeks, pluss siis on oht, et minu vanemad ja minu vanavanemad jäävad haigeks, seda ma nüüd küll ei soovi. Jah, täiesti annab nõustuda selle arvamusega. Mõtlen, kas mis see umbrikuni osalusprotsent sellest kõigest on, et väidetavalt me nüüd teame, selle uus tüvi ei ole nii raskesti läbipõetav, mis on muidugi hea. See tähendab, et viirus hakkab vaikselt taanduma, ei ole niivõrd tugev enam. Siis ongi viiruse loomulik käik. Kas see osakaal on siis nii suur nende noorte seas just, et me ei muretse selle pärast, et see oleks eluohtlik? Minu arust koroona üldiselt noorte seas veel eriti ei ole üldse olnud kunagi väga eluohtlik. Ma mõtlen, sa lähed koju vanaema juurde . Ja, ongi, et peamine ongi see, et kaitsta vanureid. Ja mis iganes uus tüvi, omikron, see levib kiiremini, aga vähem või teda on kergem läbi põdeda. See ongi nüüd, ma ütleksin, et see on suht, kuidas öelda, et väga palju vahet ei ole, kas see originaaltüvi või see nüüd uus tüvi, selles mõttes, et kokkuvõttes see võimalus, ma arvan, et mõni vanur näiteks sureb selle kätte ära, on siiski sama. Nagu see šanss, et kui ta, või siuke protsent, et mitu tükki
kes on saanud koroona ja on ära surnud, noh, kui selle kätte, ma arvan, et see protsent jääb nagu samaks. Selles suhtes, et noh, lihtsam läbi põdeda, aga see-eest selle nagu katab ära nii-öelda see suurem levik. Ehk siis ma arvan, et see, kuidas me käituma peaks jääma nii-öelda samaks. Võib-olla mitte samaks, paremaks isegi, aga siiski et nii-öelda see väiksem või lihtsam läbipõdevus väga asja ei leevenda, aga vähemalt see on minu arust. Mõtlen, kui sa ütlesid 11 kooli, kas sa mõtlesid gümnaasiumid ka või nagu põhikooli ja gümnaasiumid? Jaa, mul on küll tunne, et seal olid nii põhikoolid kui ka gümnaasiumid koos. Et seal oligi nagu vanuse vahemik oli antud 10–19, ehk siis ma oletangi, et ikkagi põhikoolid. Aga see ütleski, et vist praeguse seisuga on 11 kooli distantsõppel. Ja see oli vist Tartumaal. Aga Tartus ongi minu arust see Omikron on Tartus levib palju rohkem kui kuskil mujal Eestis. Et nagu Tartus oli see nagu niinimetatud algne kolle või siis seda oli siin nagu rohkem esimesena. Kus ta meil Karlovas oli või? Kus Karlovas oli seal Essamäel tüvikene? Ma seda ei tea. Võib-olla. Kui aus olla, ma ei ole neid uudiseid nii palju jälginud, sellepärast, et mul olin eile koolis, siis mis oli, et neljapäeval tuli 4500 positiivset või? Ja siis ma just mõtlesin, et nädal aega tagasi nagu lugesin uudiseid, oli 2000 positiivset nagu tuli päevas, vaata. Et nagu ma ehmusin ära selle peale, et need numbrid olid nii suureks läinud nädalaga. Et nagu 2500 positiivset tuli nädalaga juurde. Mis oli minu suht hullumeelne, aga No mis meil see klassijuhataja ütles, ta ütleski ma tõin mingi episood välja ka, et tema lubas 2 nädala pärast 8000 ja mul on tunne, et siin juba hakata vaikselt lotot võitma meil. No kahjuks on küll tunne selline, et jah, ma ei tea, ma olen nagu palju arvamusi kuulnud, et me lihtsalt peaks nagu laskma selle, Inglismaal ju võeti need kõik koroonapiirangud ära täiesti ju. Jah, see on tõesti peale. Et ma olen kuulnud arvamusi, et Eestis peaks sama tegema ja lihtsalt laskma sellel Omikronil nagu minna. Aga me peame ka mõtlema, et see delta tüvi, mis on siis nagu, ei ole nii nakkav, aga see on palju surmavam. Et see on siiski meil olemas. Et nagu praegu minu arust põhipunkt see Omikron, aga kuna see delta on siiski olemas, et me ei saa nagu nüüd minna lihtsalt, et võtame kõik nagu koroona need meetmed ära ja nagu, et ja mingi piiranguid ei ole. Seda ei saa ka teha nüüd. No jah, see on see, et mis hetkest on nagu mis hetkest sa pead mõtlema, et inimesed peavad ise hoolitsema iseenda eest, et nad ei saaks seda haigust endale. Või selles mõttes, et kui asi läheb nii kaugele, et riik kannatab nii palju nagu majanduslikult ja igas teises valdkonnas ka, et mis hetkest sa pead nagu andma kodanikele endale selle kohustuse nagu kaitsta iseennast selle viirusest, sest sa ei saa igavesti lihtsalt anda nagu kui sina oled riik, sa ei saa igavesti lihtsalt nagu maksta selle eest rohkem kui see, mis sa teenid nagu nendelt inimesed, sest et siis riik läheb pankrotti, siis hakkab mingisugune sõltumine teistest riikidest ja siis tuleb jälle, ma ei tea, oletame, et hakkame Venemaast sõltuma ja siis hakkame aina idameelsemaks muutuma ja ma ei ole kindel, kui paljud meist siin tahaksid seda, aga ma tean isiklikult vähemalt, et mina sellist asja ei tahaks, ma tahaks, et nagu oleks ikkagi Eesti riik muidugi ja et ma saaks olla eestlane, rääkida eesti keelt, mitte ei peaks mingi vene keelt süvakursusena võtma ja järjest niimoodi edasi, et niipea kui meie kui eestlased või Eesti kodanikud üldiselt siis kõik võtavad ennast kokku ja hakkavad nagu ise ka enda eest hoolitsema, siis niipea me ei saa kuidagi nagu leevendada, aga loomulikult ka lõpmatult ei saa ka seda teha, sest raha on nagu asi, mis võib nagu otsa saada, mis on juba vist pikemat aega otsas olnud. Aga jah. Sa tõid 2 väga olulist punkti meil välja, number 1 Venemaa ja number 2 elektrihinnad nagu. Peetsid oma juttu ära.
ärme sinna sügavalt peatuma, arvan, kes teab, siis teab, et nende mõlemaga on meil probleemne. ärme jah, see on väga poliitiline osa tuleb siis et jah, poliitika jutud Jah. on naasnud. et ei, aga selle koroonaga on ka nagu ma kuulsin ühte nagu enda arust head argumenti, et riik nagu no esiteks neid piiranguid pannakse põhimõtteliselt nagu sellega, et kui palju inimesi satub haiglasse, on kinda nagu üks asi, vaata. Sellepärast, et noh, nagu see Omikron levib, meil on 4500 positiivset, kui koroona alguses tuli 2 aastat tagasi, on ju, noh, jah, umbes, siis nagu pandi kohe riik lukku ja siis nagu need haiglad täitusid ja meil ei olnud haiglakoht enam, on ju. Aga nüüd nagu see Omikron levib suht kiiresti, aga noh, haiglasse ei satu nagu nii palju inimesi kui selle deltaga. Et nagu olukord noh, iseenesest on paremaks läinud, et võib-olla natukene saab leevendada neid meetmeid, aga nagu täiesti ära ka võtta ei saa, et noh, inimestele nagu see, mis meil praegu on tegelikult, on suht okei ju. Et inimesed saavad tööl käia ja koolis ja nagu noh, see Omikron on olemas, aga see, me ei satu nii palju haiglasse, et meil vist oli umbes 300 oli praegu haiglas, et kui see number oleks mingi tuhandetes, noh, ütleme, et 1000 inimest on haiglasse läinud, ütleme, selle nädala lõpuks või midagi, või noh, järgmise nädala lõpuks, siis ma arvan, et pannakse eriolukord välja, et nagu see on nii surmav ja noh, ohtlik. Aga kuna ongi need numbrid on nagu kõrged, aga haiglasse satub suht vähe, seda põetakse suht kergesti läbi, siis noh, et võiks nagu need meetmed ja võib-olla leevendada natukene. Aga seal on ka see, et kui sealt tuleb veel mingi 3. tüvi või ma ei tea, kui mitmes, mis on kiiresti leviv ja on surmav, vot siis on nagu jama lugu. Et see koroona on nagu keeruline. Oleme õnnelikud, mis meil on praegu või? Jah, põhimõtteliselt, et nagu meil tegelikult on ju päris okei. Et noh, meil on nagu, noh, numbrid on suured, aga siiski nagu me saime suht kaua koolis käia. Võib-olla see paar nädalat kodus on hea, et neid numbrid äkki alla tuua. Loodame, et see töötab, on ju, et me ei jää sinna mingi pooleks aastaks jälle. Meist on, meie 3 ei ole ju keegi koroonat läbi põdenud. Me oleme küll vist, mina vähemalt olen lähikontaktne olnud paar korda, aga minul ei ole seda, et ma olen nakatu või noh, koroonas jäänud. Ega meist keegi. Ma olen saanud karantiinis küll ja veel tiksud, ütleme nii palju. Aga koroonat ei ole saanud, see on hea. Jah, see on tähtis. Ma ei teagi, noh, meil on see võrdlusmoment eelmise aastaga ka, nagu sa ütlesid, ei plaaniks siin paari perioodi nüüd kodus veeta hea meelega, et tegelikult ma arvan, et üle nädala suke koolis käia, kas siis nagu aastaklasside kaupa või midagi taolist on tehtav isegi. No ma kuulsin eelmine aasta paarilt õpetajalt vist sellist juttu, et või noh, nagu kuulsin kõrvalt ka, kuidas 12-ndikud rääkisid omavahel, kuidas nad tundsid, et nad on nii nagu noh, vähe ette valmistunud, et neil on nii palju puudu, nad tunnevad ennast kuidagi no mitte piisavalt ette valmistunud näiteks töödeks ja kõik ülikooli astumisteks ja nii edasi. Et see distantsõppe ei ole nagu kõige parem asi, millega üks asi on riigi majandust hoida, teine asi on noh, õpilasi ise nii-öelda kas motiveerida või üldiselt täita kooli eesmärki ja neid õpetada. Et kuidagi, võib-olla kui oleks võimalik distantsõppele mingisugune parem lahendus leida, siis ma oleksin nagu 100% selle poolt. Aga noh, ma ütleks ka tõesti, et päris distantsõppele ei taha tagasi minna. Et noh, eelmise aastaga ka ma tundsin, et nagu aju oli, no lihtsalt pea oli umbne kuidagi peale mingi 2 tundi. Et seda korrata päris ei tahaks tõesti. Samuti ma tahan oma toidupakki, aitäh. Jaa, see nagu ma tunnen 12-ndikele kaasa just need, kes nagu lähevadki ülikooli edasi, sest et noh, eriti eelmine aasta, kui me olimegi nagu väga palju ju distantsõppel, on ju. Et neil on sisseastumiskatsed vaja teha, eksamid teha, kui sa oled kodus, noh, siin arvuti taga,
me istusime ju hommikul kella 8, meil olid tunnid 110 minutit vist, jah. Ja ütleme, et sul oli mingi 4 tundi päevas, see on ikka nagu jõhkralt pikk aeg. Ja sa väsid ära nagu nädala lõpuks, mina olin küll täiesti läbi siin arvuti taga istumisest. Ja pluss sul on ka nagu see, et nagu me oleme varem ka podcastist rääkinud, et nagu sa ei saa seda, kontaktõppel on see, et sa saad õpetajalt abi küsida, ta tuleb sinna, ta näitab sulle, et distantsil on palju raskem seda teha. Ja aga siin vist väga palju nagu paremat lahendust ei ole, kahjuks. Nojah, praegu võib tunduda küll, et ei ole, aga see ongi lihtsalt minu arust aja küsimus üldjuhul, et millal me nagu selle probleemi ära lahendada suudame. Et kas on liiga hilja selle jaoks või midagi sellist, et ma arvan, et hea on olla optimistlik, aga muidugi ei tohi alati eeldada, et kõik on ainult hea ja kõik läheb alati hästi. Sest asjad võivad ka halvasti minna. Väga hea näide ongi koroona ise. Nii on. Siin koroona ajal ei toimu midagi, meil on jälle üleminekute aeg, mis seal ikka. Minul on väga, meie podcastile mitte omane asi, väitlemine tähendab, see on meie podcast omane asi, aga veits filosoofiline. Miks sa nagu, ma ei seletanud teile enne podcast ära, nüüd ma seletan nagu, miks sa paneksid oma lapsele 2 nime? Ma näen ainult seda sellena, et lihtsalt kui on kuskil samasuguse nimega inimene, siis ta saaks oma teist nime kasutada. Nagu minul on, et mul on Mattias ja Eerik. Nii, teil mõlemal on 2 nime? Seal on ju nagu mitmeid pointe selles mõttes, et mõned inimesed panevad oma näiteks, isa nime näiteks panevad lapse teiseks nimeks või mingi vanaisa nime näiteks. Minul oli ju Eerik oli minu vanaisa keskmine nimi või midagi sellist. Et seal on nagu, ja eesnimi on mul tulnud siis vist piibli järgi. Et seal on nagu mingigi nagu tähendus on minu teisel nimel. Siis su vanemad ei näinud sind Eerikuna, aga sa pidid Eerik olema, nii et Mattias Eerik on nüüd sina. Liba ka. Ei, jah, ma ei tea, mis see loogika täpselt seal taga on, aga ma ei tea, nagu ma küll ei näe nagu sellele, minu arust on väga nagu tore, et mul on Eerik teine nimi, et jah, ma nagu otsest põhjust ei tea, aga mingi selline jutt seal taga oli. Ja ma tean, et mu vennal on ka teine nimi ja see on ka meie nagu suguvõsast oli jällegi mingi vanaisa või onu või kellelgi oli eesnimi oli see, siis panti nagu 2 nime kokku. Miikael, mis sinu nimi on? Minu nimi on Jakob Miikael Kaljurand ja mu eesnimi Jakob või esimene nimi siis, see tuli ka samamoodi minu suguvõsast. See on Jakob oli minu teada nivina juba välja valitud, et see on mu vanaonu või minu isa onu siis, kes kolis Ameerikasse elama. Tema nimi oli samuti Jakob ja siis ta oli vist suhteliselt tähtis isik minu isa elus. Et tänu sellele nad otsustasid, või minu vanemad niisiis, otsustasid, et panevad oma esimesele pojale sellise nimi. Muidugi ma olen nende ainus poeg ka, aga. Ja siis Miikael tuli ka mul piiblist, sest mu vanemad on usklikud. Nojah, ma vahel mõtlen, et kas nad ikka on usklikud, aga ma olen päris kindel, mõlemad on ristitud ja käivad kirikus ilusti, seega peaks vist ikka olema. Igatahes, jah, Miikael lihtsalt pandi, sest nad tahtsid panna ka kiriku nime. Jakob muidu on ka kirik või tähendab piibli nimi. Aga nad tahtsid panna nagu eesmärgiga, et see oleks just nii-öelda piiblist. Nagu, et ainus põhjus, miks see nimi on see, et see on piiblist, mitte et see on mingi vanema sugulase nimi või midagi. Ja mul on, igal perelapsel on tegelikult nagu 2 eesnime. Ja kõikidel on teine nimi on nagu otseselt võetud piiblist. Et nagu, kõige vanem õde on, tema teine nimi on Maria. See tuleb nagu Maariast. Ja keskmine laps ehk nagu noorem õde on Johanna.
mis tuleb samuti piiblist. Ma ei ole päris kindel, kuidas see, mis see originaalne nimi oli, võib-olla oligi Johanna, aga no igatahes põhimõte oligi see, et mu vanemad olid usklikud ja siis panevad mingisuguse eesnime, minu esimese nime, mis neile endale meeldis, ja siis teine nimi on piiblist. Noh, et nagu siuke kohustuslik. Aga kas kui teil oleks või noh, tunnete mõnda inimest 3 eesnimega, siis mina ei tunne isegi, aga ma lihtsalt näin neid Ameerika klippe muidugi, kus sul on neiu 12 eesnimega, et nagu kas Eesti riik lubab esiteks seda asja ja no milleks? 3 on juba kindlasti liigne, mul tundub 2 juba siuke, et ma tahan norida sinuga. Ei no ma oma arust tunnen kedagi, aga mulle tuleb ta nimi meelde, esiteks. Teiseks, see on, tegelikult on ka suhteliselt kultuuri küsimus, sest noh, Hispaanias näiteks pannakse hästi pikad nimed vahetevahel sellega, et pannaksegi põhimõtteliselt kogu suguvõsa nagu kõikide nimed pannakse su nime sisse. Et sul on nagu sinu enda nimi, siis tuleb sinu vanaisa nimi, siis tuleb sinu tädi nimi, vanaema nimi, tema ema nimi ja nii edasi. Ja siis sul tulebki mingi, ma ei tea, mitu erinevat nime sul on. Oleme õnnelikud, et meil nii ei ole nagu. Mina olen vähemasti. Ei, ma mõtlen, et see oleks tegelikult suht naljakas, kui keegi küsib su nime, siis sa paned mingi 30 sekundit järjest mingi ühte vadale ja siis ütleb, et okei, kuidas ma siis kutsuda võin. Siis ta ütled, et jaa, ma olen Jakob. Palun 14. nimi siis. Ei, aga mõtle, sa oled kirjanik, on ju. Sa paned oma nagu mingi M.J.T.E.R. ja nagu järjest lähed, siis paned perekonna nime ja sul on mingi kuradi 12 nagu tähte lihtsalt tuleb ette. Ja siis ajalooõpikud küsitakse, nii, mis selle kirjaniku nimi on? Ja siis kõik on mingi ei tea. Perekonna nimi võiks ka mingi eesnimi olla lihtsalt, vaata. See oleks katastroofiline nagu. Ei, oota, aga mul on ka üks hea küsimus, mis paneb mõtlema teid. Et kui te sündisite, on ju, siis miks teid just nagu, või miks ma just selles kehas lõpetasin? Ja kui nagu, oota, aga kuidas ma nüüd teen selle lapsesõbralikuks? Okei, ma lõpetan selle küsimuse siin, ma ei oska seda lapsesõbralikuks teha. Okei. No põhimõtteliselt, et kuidas ma lõpetasin selles kehas? Ja kui oleks mingi teine vend võitnud, on ju, selle kuradi reisi, on ju, siis mõni teine oleks võinud kiiremini kui meie. Jah, siis esiteks, kas ta oleks samas kehas ja kas mina siiski nagu oleks nagu mina kui Mattias oleks siiski nagu mõtleks samamoodi minu siis niinimetatud vaim või ma ei tea, kuidas seda nimetatud oleks lõpetanud ka seal kehas või oleks nagu midagi, kas siis mina oleks sündinud, on põhimõtteliselt see küsimus. No see on esiteks väga huvitav küsimus. Ma ei tea, kuidas sa selle peale tulid. Ma mäletan kunagi ammu aega tagasi, mul oli nagu siuke idee, põhikoolis mul tekkis mõte, et mis on võimalused, et nagu just mina, minu geneetilise informatsiooniga mina sündisin. Siis ma natuke guugeldasin ja ma sain teada, et võimalused, et nagu mina olen isegi asi, et ma olen isegi olemas siin ja praegu, on 1/400 triljonist. See on triljon, mitte biljon, mitte miljon, triljon. Palju see on? See on kusagil 100 000. Palju. See on palju. Liiga, suur number. Väga mitu korda, mingi arv 10 nulliga. Enamgi mitte päris, aga nagu see on väga suur arv. Väga. Õigemini väga väike arv, see võimalus, et me oleme üldse olemas. Yeah. Ja see on see, et muidugi võimalused, et me sündisime, oli nii väike, et kui mingi teine mehike oleks ujunud meie või kiiremini kui meie, siis ma ütleksin, et meid ei oleks, sest et meie, kui me võtame nii, et oletame, et nii-öelda hinge ei ole olemas, siis meie kui inimesed, meie kui Mattias, see mees, kes on hästi pikk, see mees, kellel on seda värvi juuksed, seda värvi silmad, ma ei tea, nii palju hambaid suus, nii palju käsi ja jalgu, meid ei oleks olemas. Ja nagu
see, et me üldse sündisime, see on nii väike võimalus. See, et meie esivanemad kõik, nagu said lapsi ja siis nemad said lapsi ja nemad said lapsi ja nii edasi, nagu ma ei tea, mitu tuhat põlve. Ainult selleks, et meie 2 vanemat, meie emme ja meie issi saaksid kokku. Ja siis, et nemad saaksid ka meid. See võimalus ongi 1/400 triljonist. Pluss siis veel see, et nagu Mattias ei suutnud seda väljendada lapse sõbralikult, ma ei hakka ka midagi siis väljendama, aga et just see juhtus, et meie ujusime kõige kiiremini. See on nii väike võimalus ja ma ütleks, ma ei usu, et kui mingi teine mehike oleks meist kiiremini ujunud, siis et me oleksime sama mõttega, et meie saaksime aru, et miski toimub. Ja ma arvangi, et see lähebki edasi nüüd sellesse, et see on üks asi, mis nii-öelda motiveerib mind, see läheb veidi sügavaks ära. Aga see ongi üks nendest asjadest, mis motiveerib mul nagu iga päev, iga hommik ärgata nii-öelda, et siuke minimaalne võimalus, et mina olen üldse olemas. Miks sellist asja nagu raisata põhimõtteliselt? Et sul ei ole mõtet ju lihtsalt vinguda iga asja üle või mõelda, et kõik on nii nõme, kõik on nii raske. Unusta see kõik ära, mõtle, et sa oled üldsegi siin. Mis on võimalus, et sa oled siin ja mis kõik pidi juhtuma selleks, et sina oleksid siin. Ja siis see, natukene teemast kõrvale minek, aga see on minu arust väga ilus mõte. Kõik juba sündisid võitjatena, ei ole see midagi. Jah. See oli väga hea mõte, aitäh. See oli isegi hea vastus. Sinu poolt esimest korda, Jakob, hea vastus. Yes. Ja ma mõtlesin, et sealt tuleb mingi... Ma proovisin. Ma mõtlesin, et sealt tuleb mingi... ole vait. Hea küsimus, Mattias, ei. Kes pealkirja luges, nägi, et meil õpilaskogu president Kadri-Liis Laas, mul on raskusi, aitäh, oli väga lahke ja lõpuks saime ka temaga intervjuu. Ma arvan, et kõik õpilased on kohustatud seda kuulama, eks ole. Ei, tähendab, rangelt soovituslik on seda kuulata. Rangelt soovituslik. Ja pole pikemat siin oodata, paneme tööle. Nautige. Oleme stuudiosse tulnud Kadri-Liis Laasiga. Palun räägi endast natukene. Tere, mina olen Kadri. Treffneris käin ma 12. C-klassis, ehk et siis loodussuunas. Ja muidu olen üldiselt koolielus selline aktiivne. Olen praeguse õpilaskogu president ja üks minu suurimaid saavutusi veel gümnaasiumi ajal on siis õpilasfirma Lufa tegemine siis 11. klassi jooksul. Okei, väga asjalik. Miks sa just Treffneri valisid? Treffneri valik sündis puhtalt inimeste pealt. Et me vist oleme kõik kuulnud seda, et kui me oma gümnaasiumit valisime, siis umbes, et sõprade järgi ei tohi minna, vaid sa pead valima selle, mis sulle endale kõige rohkem meeldib. Mina tegin täpselt risti vastupidist, mõtlesin, et sõbrad lähevad sinna, järelikult tähendab, et on nagu või need sõbrad, keda ma näen nagu eeskujudena, lähevad sinna, saavad hästi hakkama, järelikult peab olema hea koht. Järelikult ma saan ka nende sarnaseks ja siis on tore. Ja ma arvan, et see on siiamaani üks kõige suuremaid saavutusi või kõige parem otsus, mis ma olen selles osas just teinud. Sest et Treffneris teevad Treffneri kindlasti need inimesed, kes siin on. Kas see vastab ka siis tõele, et kui nemad on edukad, oled sina ka või? No ma usun sellesse, et Treffneri võlu puhtalt on see õhkkond, mis siin sünnib kõigi nende asjalike inimestega koos, sest et Treffnerisse on raske sisse saada. Järelikult need, kes siia sisse saavad, on nõus üldiselt elus nagu pingutama, tegema tööd ja see täiesti nagu nii-öelda on ära õigustanud ennast selle 2,5 aasta jooksul. Nii et ma olen väga rahul sellega. Mina olen ka väga rahul, kuigi distantsõpe on natukene tüütu, aga muidu... Jaa, eks ole. Jaa. Tulid katolikust, on ju? Kas katoliku teadmised siis kandusid Treffneris edasi või pidid uuesti õppima? Ma arvan, et ikka mingil määral kandusid.
et katoliku, teadmiste poolest kindlasti meil oli hästi tugev matemaatikaõpetaja, kelle tõttu sai ka 45 inimesest siuke 16 vist sai sisse lõpuks Treffnerisse minu lennust. Ja üldiselt tegelikult mingid reaalained, mingid teatud ained olid päris tugevad. Aga ma ütleks, et katolikus oli ka natukene teistsugune kasvatus, et reedeti oli umbes siuke piiblitund, kus koguduse isa tuli rääkis, et mis on vastlapäeva mõte ja miks tuleb hea inimene olla ja kuidas on religiooniga kooskõlas. Ja iga reede sa käisid seal, istusid need 20 minutit ära ja mõtlesid, et jumal tänatud, nüüd saab sööma minna. Aga samas ma arvan, et mingil määral see nendesse inimestesse, kes sealt tulevad, on jätnud mingisuguse sügavama jälje, mis on just siuke inimlikkuse kuidagi kasvatamine või samamoodi, et me ajaloos ei õppinud päriselt ajalugu, vaid me tegime näidendeid ja etendasime neid kogu koolile. Sellepärast on ajalugu minus kõige suurem miinus Treffneris, sest et ma ei õppinud sealt mitte midagi. Ehk et mingites sellistes ainetes on mul vaja juurde õppida, kuulen esimest korda mingitest asjadest, aga samas ma tunnen, et mulle kuidagi antud mingi töökus, mingisugune inimeseks olemise osaga sealt juurde. Mingi hea põhi on all ja... Jaa, ma ütleks küll. Okei. Miks just loodussuund? Ma saan aru, et ajalugu, see on muidugi humanitaarsuuna pool, see väga ei olnud teema, et kus see huvi tuli? Ma olen siuke looduslaps üldiselt olnud alati, et minu jaoks, kui ma tutvustan ennast, et miks just loodus, siis ma alati meenutan seda, kuidas meil oli lasteaiarühmas oli lõpualbum, tehti niimoodi, et kõigilt küsiti, et mis neile meeldib ja siis küsiti lapsevanematelt ja ärki. Ja siis sinna oli kirjutatud kasvatajate poolt, et Kadri on selline looduslaps, et tema kunagi ei murra niisama puuoksa ja tahab saada loomaarstiks ja nii edasi. Et see on edasi kandnud mind mingil määral, et siuke seoste loomine just selles bioloogia vallas on see, mis mulle on alati meeldinud. Ja ma kuidagi uskumislikult ise usun ka loodusesse ja loodusseadustesse ja siuke teaduslikku maailmavaatesse hästi tugevalt. Ja muidugi see, et ma olen alati arstiks tahtnud saada tulevikus. Et mul vanavanemad on siuksed staažikad doktori onu ja tädi ja siis sealt on see ülesvaatamine olnud ka alati. See oli meil küsimus, aga hea, et sa ära vastasid juba. Kas sa oled ka klassivanem või sa oled abiklassivanem? Klassivanem, jah. Et see lugu on selles mõttes huvitav, et ma sain puhtalt selleks, et ma mäletasin sügispiknikul kõigi klassikaaslaste nimesid. Panin näod ja nimed kokku. See on päris hea saavutus tegelikult. Nii et ma saan kindlalt öelda, et mina vähemalt nüüd 12. klassiks olen kõik oma klassikaaslased päris hästi ära õppinud, isegi kui me oleme kodus istunud liiga palju. See on väga, mul vahepeal lähevad siiski nimed sassi. Tegelikult lähevad küll, jah. Ma lihtsalt ei taha tunnistada seda. Natuke piinlik, kui sa oled käinud juba poolteist aastat samas klassis, sa ei tea nende nimesid, aga okei. Kuidas sa siis õpilaskogu presidendiks said? Või miks sa tahtsid või kuidas sa üldse õpilaskokku said? Õpilaskokku oligi see, et ma tulin, minu kuidagi mentaliteet Treffnerisse tulles oli see, et ma põhikoolis ei kunagi olnud otseselt mingisugune juhtival figuuril, mul oli neid teisi inimesi rohkem, kes rohkem tahtsid teha ja toimetada ja ma ennast liiga palju ei seganud sinna, ma ei olnud klassis ka teab, mis populaarne tegelane, on ju. Aga ma mõtlesin, et Treffnerisse tulles, et ma pööran puhta lehe ja võtan, mis võtta annab. Ja seetõttu ma siis kandideerisin sinna klassivanemaks ka, sest et ma olin tegelikult põhikoolis tahtnud seda teha, seal see mul ei õnnestunud. Mind valiti ja siis ma olin siuke aktiivne osa õpilaskogust kogu aeg, aga ma ei tundnud, et ma oleks liiga palju aega, et 11. ma tegin seda luhvat, siis ma tundsin, et ma tahan sellele pühenduda ja tundus ebaaus just õpilaskogu mõttes, et kui ma oleksin president, aga ma ei saaks sellele piisavalt palju panustada, siis see oleks ebaaus. Aga 12. klassis nüüd tundus, et mul on
lõpuks piisavalt aega ja tahtmist, et sellega tegeleda. Ja sellega seoses on mul nagu, noh, ma olen kogu aeg arvanud, et ma tahan arstiks saada, aga sellega seoses on mul natukene kuidagi avanenud see mõte, et aga võib-olla mingisugune riigiametnik või kas või poliitikas tegeleda mingil määral oleks võib-olla isegi huvitav, et see on nagu selle mõtte kuidagi, see on nagu tärganud sellest. Järgmine küsimus ka, et õpilaskogu president esindab eeldatavasti siis õpilaste huve, et peate kuulama, et mis nemad tahavad, muidugi õpetajad ka, aga siiski õpilaste huve on ju. Et poliitikud siis ju neid huvitab siis inimeste arvamus ja neid kuulavad inimesed, et kas sa siis tahaksid nagu poliitikas edasi minna või pigem on ikkagi arsti suund? No mul ongi see, et ma tunnen, et ma siuke ühiskondlikult kuidagi aktiivne inimene olen, et ma tunnen, et ma tahan inimestega nagu tegeleda ja ma tunnen, et mulle nagu kuidagi meeldib see, mu ema on ka riigiametnik, ta töötab haridusministeeriumis ja see ja ma käisin siin Kaja Kallasega kohtumas seoses ühe teise projektiga ja mulle nagu kuidagi tundus tema nõunike jutust just see, et nad puutuvad kokku, et üks tädi oli seal töötanud aastast 2004 samal ametikohal, aga ta ütles, et tal ei hakka mitte kunagi igav, sellepärast et neid kriise ja asju, mida on vaja kogu aeg lahendada, on nii palju ja neid valdkondasid on hästi palju erinevaid, millega nagu tegeleda. Et minul ongi paratamatult see, et ma kardan seda, et ma õpin mingi ühe asja umbes ära ja siis ma olen sellega stuck ja siis mul nagu hakkab igav. Et ma nagu seda elu eest üritan vältida ja see tundub, et võib-olla mõnes mõttes see oleks nagu huvitav tee. Aga samas mulle tundub, et mingi valimiskampaaniate tegemine ja mingi umbes tänaval mingisuguste häälte kogumine on nagu nii ebameeldiv tegevus, mida ma nagu üldse ei taha nagu teha. Et ma ei tea, see osa poliitikast nagu on natukene tõrjuv, aga iseenesest nagu midagi head ära teha oleks jälle huvitav, on ju. No meil on ju koolis hea näide Martin Otas, kes siis kandideeris Reformierakonnalt ja tema sai. Väga palju nägin teda tänava peal reklaami tegemas. Aga poliitik võib see nagu plaan B olla ju, sinna saab tegelikult alati minna. Peab lihtsalt meeldiv inimene olema ja haritud ka. No ma usungi, et meil on nüüd praegu on ka siukest 2 nii-öelda tehnokraatlikud ministrit praegu ametist just selles osas, et nad ei olnudki enne ühegi erakonna siis nii-öelda ridades, enne kui nad ministriteks said. Ma ei mäleta, kes nad täpselt olid, aga üldiselt on näha, et ikkagi ministriametisse pannakse ka inimesi, kes oma vallas on head. Nii et miks mitte näiteks, ma ei tea, ollagi mingisugune tervisetööminister või midagi sellist kunagi, eks ju. Et iseenesest tundub nagu huvitav suund. Kunagi väidelnud olen ka, nii et see nagu tuleb ilmselt kasuks. Plus neid noori on vaja, sest et Riigikogu on nagu vanureid täis natukene pigem, aga õpilaskogu presidendiks nii et 11. sul ei olnud aega väga, aga kas sul oli see nagu juba nagu kuklas, et nagu ma tahan järgmine aasta kindlasti saada või nagu, et mina olen see järglane, mina teen kõike? Mul on alati nagu olnud see istunud, et see on natukene siuke bucket listi teema ka, et tahaks nagu ära kogeda selle, mida see tähendab. Sest et mind on nagu kuidagi, võib-olla ühest küljest on see, et ma saan õpilaste hüvede eest seista ja ma tunnen, et ma olen täpselt siuke nagu õigluse otsija inimene, et kui mulle midagi nagu silma jääb, mis on valesti, siis ma nagu niisama ei jäta seda rahule. Aga teisest küljest tuligi nagu, tundus see ka huvitav, et näha veel nagu lähemalt kuidagi juhtkonnatööd, olla üldiselt aru saada sellest nagu kooli toimimise struktuurist, sest et meile õpilastena vahepeal tundub, et ei tea, et miks tehti mingi selline otsus ja miks selline otsus ja miks meie koolis mingid asjad käivad nagu mingid radapidi. Sest et meie suurte traditsioonidega kuidagi mingid süsteemid on välja arenenud ja mingeid uuendusi liiga palju ei tehta, sest et lihtsalt töötavad nii hästi. Ja õpilaskogus, kui sa oled ümarlauas ja sul on juhtkond ka seal ja sulle selgitatakse, et miks need asjad toimivad nii, nagu nad toimivad, siis need on loogilised ja mul läbi selle on võib-olla kogu see koolis käimise kogemus muutunud selle võrra nagu mõtestatumaks, et miks ma teen koolis mingeid asju nii, nagu ma teen.
nüüd mina tahan teada kohe, kui sa mainisid, et saad rohkem teada, et miks me nüüd 3 päevaks läheme distantsile ja üldsegi miks me venitasime nii kaua selleks, et koroonanumbrid on tõusnud, eile tuli siis 4500 juhtumit, eelmine nädal oli 2000, see omikroni tüvi, kõik sellist kiire levik, et see nagu ei tundu loogiline, et esiteks minna nii hilja distantsile ja teiseks nii lühikeseks ajaks, et 3 päeva see, keegi ei saa terveks, et ja. No mida mina kuulsin täna enne bioloogiaolümpiaadi, ütles direktor, kes meidki siis käis seal turvamas nii-öelda, ütles ka, et nad tegelikult esitasid eelmine nädal juba vist, ma nüüd ei saa pead anda selle eest, aga et esitasid ühesõnaga Terviseametile taotluse, et hei, meie tahame teha distantsõpet nii kaua. Esimene taotlus lükati tagasi. Ja siis, aga kuna kool ikkagi on tahtnud juba tükk aega kehtestada seda distantsõpet, siis esitati uus taotlus, mis nüüd rahuldati. Ehk et ilmselt mingi aja pärast me saame kõik teate, mis ütleb, et me ilmselt jääme natukene kauemaks. Ja vähemalt nii palju, kui mina olen aru saanud, siis meie koolis on vaktsineerituse tase hästi kõrge. Vähemalt sügisel viimati, kui oli hoolekogu koosolek ja sellest oli juttu, siis vaktsineerimata meie koolis oli 32 õpilast. Või siis mingisuguse nagu tõendita on ju. Mis on hästi hea number on ju. Ja enamuses mingi pooled olid vist äkki 10 seas ka, mis on iseenesest ju arusaadav, sest et nad on alaealised. Ja ma teen vähemalt nii palju, et nüüd täna reedel 21. jaanuaril minu klass oli näiteks kodus, aga mitte sellepärast, et meie klassis oleks mingisugune kolle, vaid sellepärast, et õpetajad on haiged ja niimoodi on lihtsam on ju koolitööd korraldada. Plus me ei saa ju unustada seda, et meie kooli õpetajaskond ka väga suurel määral on siiski siuksed vanemas eas inimesed ja nende tervis puutudes kokku nii mitmete klassidega kogu päeva peal on ju ohus. Plus siis kui nemad peaksid levitama, siis on sama probleem. Et see on siuke, et meil ei ole otseselt mingisugust suurt kollet koolis, aga selleks, et selliseid asju ennetada ja kuidagi nagu kaitsta kõigi tervist, kaasa arvatud õpetajate oma, siis on sellest on need otsused ilmselt tingitud. Ja ei, ma just sellepärast oligi, et esiteks hästi palju nagu vanasid õpetajaid on ja noorte seas hästi kiiresti levib, kes käivad maskita ja kes on pärast kooli koos, et koolis kannab mask, aga hiljem ei kanna, et sealt nagu tuleb see oht, et lõpuks on see kolle, et minu arust lihtsalt oleks loogiline olla varem, aga kui Terviseamet lükkas tagasi, on nagu arusaadav. No see ongi see, et kool ei saa tegelikult otsustada neid asju, kuna meil kõigil on õigus haridusele ja see laieneb ka sellele, et meil on õigus käia koolis füüsiliselt kohal. Ehk et kui tahta jätta lihtsalt õpilasi koju, selleks peab olema mõjuv põhjus ja sellel peab olema kõrgemalt siis mingisugune nagu nõusolek. Et jah, te võite seda teha, teie numbrid on sellised ja sellised. No, näiteks mina ei teadnud seda. Aga nüüd see selgitab päris palju. Tore on kuulda, et meie kool tahab minna, nagu juba eelmine nädal tahtis minna. Et see nagu tekitab kindlustunnet, et nad vaatavad ja kuulavad. Okei, aga räägime natukene, et alustasite nüüd mentorlusprogrammiga. Väga palju, ma ei tea, ma ise tahtsin sinna minna, aga vahepeal paar asja ma ei läinud. Et räägi natuke lähemalt sellest, et kuidas selle peale tulid, suunate 10-ndikele on ju? Et kes selle peale tuli, kas läheb hästi, natuke selgita lihtsalt. Mentorlusprogramm sai oma seemne mulda nii-öelda siis sellelt samad hoolekogu koosolekut, see sügis, või selle kooliaasta sügis. Sest et me arutlesime seda, et kuidas on tehti see küsitlus õpilaste ja õpetajate seas, et kuidas ollakse nagu kooliga rahul, kuidas hakkama saadakse ja üldiselt siis see koroona ja nii-öelda mõju on olnud ka eriti nõrgematele ülidele suhteliselt laastav on ju. Ja et kuidas siis teha niimoodi, et 10-ndikud saavad kiiremini ära harjuda selle kooli keskkonnaga. Me kõik teame, et kui me 10-ndikena siia tulime, siis kartus selle kooli nagu suursugususe ees mingil määral oli meis kõigis, on ju. Mina 12. klassi alguseks alles sain aru, et ma võin tegelikult päriselt minna õpetaja juurde ja öelda, et kuule, et ma täna ei jõua seda asja ära teha. Ja see on fine. Et ma ei pea ennast nagu ribadeks tõmbama reaalselt selle kooli pärast, on ju. Ja meie nagu kuidagi mõte selle juures oli see, et
kool saab teha ainult nii palju. Aga õpilased saavad tegelikult üksteist aidata ka ja minu arust on nagu igati väärtuslik see, kui me saame kuidagi nagu suunata seda sõprussuhete tekkimist, et meie koolipere oleks veel ühtsem. Pluss siis enamus inimesi teavad seda ka, et 12-ndikud ja 10-ndikud ei jõua liiga palju läbi käia oma vahel tegelikult, sest et on ainult üks kooliaasta, eriti kui me oleme koroonaga kogu aeg solgutatakse kooli ja koju, siis see ongi keeruline. Ja sündis seal hoolekogu koosolekul, siis me hakkasime seda tegema ja see aasta ongi see olnud siuke hästi eksperimentaalne. Et ma ei ütleks, et see on välja kukkunud päris nii, nagu me oleksime lootnud, sest et on inimesi, kes oma mentordotavatega ei saagi suheldud või mingisugused barjäärid on seal ees. Aga me nüüd näeme, kuidas see toimib. Meil on hea näide sellest mentorlusprogrammist ka Tammest, kus see on näiteks niimoodi, et need, kes mentoriteks tulevad, saavad selle programmi eest endale tegelikult kursuse kirja, aga selle läbi on nende töö nagu koordineeritum. Ja ma usun, et see on kindlasti väga väärt õppetund, et see, kuidas sellel aastal see nagu järjest läinud on ja ma usun, et see on nagu traditsioon, mis võiks saada nüüd nagu alguse, aga võib-olla mingisugusel struktureeritumal viisil. Niimoodi, et kohe kooliaasta päris alguses saati, esimesest koolipäevast sa tead oma mentoreid ja te teete igasuguseid organiseeritud asju koos ja et mingisugused kuupäevad on juba nagu ette teada. Sest et praegu oli see, et kuidagi pärast hoolekogu koosolekut lihtsalt tekkis mõte, et et võiks natukene nagu midagi sükest ajada. Aga võibki öelda, et see on nagu eksperimentaalne aasta ja te alles nagu panete paika seda, siis see on nagu arusaadav, et võib-olla järgmine aasta juba siis on parem plaan. Ja ma tean, et mina küll järgmine aasta olen vilistlane, aga mu hea kolleeg Kärt Trinity asepresident, kes ma tean, et pürgib ka sinna selle päris kõige kõrgemale kohale, et temal on ka plaan seda järgmine aasta edasi viia ja ma usun, et sellest saab programm, mis saab päriselt tegelikult toetada nii 10-ndikke kui ka tegelikult neid teisi kooliõpilasi, kes on mentorid, sest ma olen kuulnud koolimaja pealt seda ka, et see aitamine ja see andmine tegelikult on nagu mingites inimestes kuidagi hästi positiivselt nagu mõjunud. No kindlasti, suhtlemine tuleb kasuks. Jah. No aga siis on suur koormus Kärdil, et see asi ellu viia. Aga kas õpilaskogu presidendina kaasnevad ka mingid teised kohustused väljaspool kooli? Näiteks on teistes koolides koosolekutel käimine või ma ei tea, Tartu linnas kuskil koosolekutel käimine? Liiga palju ei ole mingisuguseid kohustusi. Et pigem on see, et kõikide koolide õpilasesindajad on alati õpilasesinduste liitu erinevatele üldkoosolekutele, sellistele üritustele nagu kutsutud. Et sinna nagu kutsutakse koolist küll keegi alati, aga see oli kunagi sügisel, mina sinna ei jõudnud, minu asemel käiski Kärt Trinity seal see aasta. Aga tegelikult neid võimalusi, kuidas veel mingisuguseid nagu asju ära teha nii noorte kui ka üldisemalt nagu koolisüsteemi jaoks neid võimalusi antakse läbi selle töö küll. Et see on nagu tore. Okei. Siin tuli väga raske kätte saada, et nagu selle podcasti intervjuud teha. Palun vabandust. See on ka meie süü. See on ka meie süü, et see on nagu kahepoolne, aga sa kuuldavasti reisid palju, et kas see on kooliga seotud või enda puhkuseks lihtsalt? No sügisel ma käisin Hollandis, käisin ilusti, küsisin kõigi õpetajate käest allkirjad, kooskõlastasin selle õppeala juhatajaga ja selle reisi idee ilmselgelt oli mingil määral ka puhkus, sest et terve see koroona aeg ei ole ju kuskil saanud käia. Ja ma võin enda nagu vabanduseks öelda, et mu hinded olid pärast selle perioodi lõpus paremad kui eelmine periood, kuigi ma puudusin 1,5 nädalat koolist. Nii et ma ütleks, et see, et ma puhkasin päriselt seal ka midagi tähendab. Aga üldiselt oli see selleks, et minna lihtsalt näha kohalikku elu, sellepärast, et ülikooli on mul tahaks välismaale minna, et ma käisin seda seal vaatamas. Aga üldiselt reisimine, ma arvan, et on
igati väärt tegevus, sest et iga kord, kui ma kuskil väljas käin, see lihtsalt avardab su silmaringi arusaamist teistest inimestest nii palju ja kasvatab sind ise ka tohutult, et ja eriti siis, kui sa ei käi siuksel tavalisel turistikal, et käid mingisugused tüüpilised kohad läbi, vaid kuidagi lased nagu plaanidel omamoodi kulgeda, ei planeeri päris ette, et see on nagu igati tervitatav. Väga lahe. Rääkisin natuke enda tulevikuplaanidest, et arstiks ja välismaal õppimise Hollandisse. Käisid vaatamas? Ma käisin Hollandis nagu vaatamas, sest et seal on mul terve suur hunnik sõpru, kelle juures ma kõigi nagu ööbisin. Hollandis ma kandideerin ühte ülikooli, see on Groningeni ülikool. Seal on siis, ongi arstiteadus konkreetselt ja siis see mingi alaliik on siis global health siis põhimõtteliselt, et siuke ülemaailmne teema. Aga mu põhiline siuke unistuste plaan on saada tegelikult Rootsis olevasse ülikooli Karolinskasse sisse, mis on siis nii-öelda meditsiinikoolide Harvard, aga selle acceptance rate on 3,4%. Ja ma ei kujuta ette, kas ma saan üldse, aga tead, kui ei saa, siis ma proovisin. Ja see ongi peamine. Jah, proovimine on ka tähtis. Osavõtt on tähtis just. Räägime nüüd natukene kiiremini ka siis õpilasfirmast Lufa. Teete, ma mäletan küll, te teete neid nussikuid, on ju? Need on need taaskasutatavad või biosõbralikud? Nende idee on see, et nad on biolagunevad täielikult ehk et nad on tehtud sellisest taimest nagu käsnkõrvits ja see on siis lihtsalt see, et need svammid, mida me muidu kasutame poest ostelt, mis on plastist, esiteks iga pesukorraga eritavat mikroplasti, mida teatavasti enam kunagi kätte ei saa. Ja teiseks see plast ei ole ka kuidagi taaskasutatav ehk et nad siis jõuavadki sinna ookeani, kus mingisugune linnukene need ära sööb või siis kuhugi prügimäele, mida iganes on ju. Ühe sõnaga ta tekitab kõvasti probleeme, kui terve maailm kasutab. Ja meie idee siis oligi, kuna nõudepesu on nii tegelikult nagu kuidagi mõttetu töö just selles mõttes, et sa ei mõtle liiga palju selle peale, kui sa seda teed, siis miks sa peaksid pesema seda svammiga, kui sa saad ka pesta seda selle biolaguneva asjaga, on ju. Et see oli meie siis nii-öelda initsiatiiv, midagi nagu välja vahetada, mis meil juba praegu on. Ja kuidas teil läheb? Me algselt, meil õpilasfirma ajal läks üpriski hästi. Saime sellel põhivõistlusel teise koha ja tegime tegelikult sellega edasi ettevõtteks päriselt OÜ-ks. Aga siis nüüd just selle kooliaasta peale me oleme kõik aru saanud, et meie enda mingisugused tulevikuplaanid ja suunad on natuke teistsugused. Pluss siis, not gonna lie, mentaalse tervise olukorrast me oleme ka aru saanud, et me suhteliselt ikkagi pingutasime natukene üle selle 11. klassiga ja et meil on nüüd kõigil nagu kuidagi just mentaalselt vaja aega, et taastuda sellest. Ehk et praegu me kas jätame selle lihtsalt soiku või siis meil tegelikult on üks huviline, kes on meil, kellega me müümise plaanidest ka räägime, aga eks näis, mis selles osas nagu tulevik toob, on ju. Et hoidki silmad lahti ja kui silmad kõrvad, kus on nii, edasi. Vaba aega tundub, et sul väga ei ole. Tegelikult tantsimisega. Tantsimisega olite. Et mis tantsu sa teed? Ma olen nüüd mingi 7. hooaega tegelen street-tantsuga, et kunagi olin see vana hea, iga lapsevanem paneb oma lapse iluvõimlemisse või siis balletti, mina käisin iluvõimlemises, tegin ka natuke balletti, aga siis nagu me kõik teame, et sealt tulevad alati vigastused ja ilu- ja võimlemistreenerid on nagu nad on, nii et ma otsustasin üks hetk, et ma rohkem ei taha ja siis läksin tegelema nagu street-tantsuga, mis on siuke kunstiline spordiala, et ta on nagu kunst ja sport nagu korraga, mis on mulle nagu hästi südamelähedane, et terves kehas elab terve vaim, sellesse ma usun ja ma olen nagu enda jaoks sellise nagu kunstipärase väljundi leidnud sellele, et oma füüsist ka hoida. Ma võin ise öelda, et see tundub väga kerge või nagu, et ma saan ka seda teha, aga see ei ole. See on väga raske ja ma
ma ei hakka rohkem ütlema midagi. Ma ühe korra panin nagu näoga vastu maad, sest ma üritasin nagu... Ja. ei, see ei olnud tore. Rahvatants on parem. Räägime ka siis sellest, et sa oled käinud teistes podcastides varem, et kuidas sa reitiksid meie oma võrreldes sellega, kus sa varem käisid? Ei, ma ütleks, et päris tore on see jutuajamine olnud, et ma käisingi ühes teises ka, kus ma jälle olin nagu suunitlus oli luhva peal, rääkisin sellest. Rääkisin võib-olla mingisuguseid rohkem filosoofilisemaid teemasid, sest et need kuidagi kogu see õhkkond kuidagi soosis seda, et me lõpuks rääkisime, ma ei tea, igasugustest mõtetest ja asjadest ja kuidas universum töötab. Aga jaa, selles mõttes, et mulle on siiamaani see õhkkond väga meeldinud. No me üritamegi tutvustada inimesi, et tunneks rohkem koolipere, et julgeks rääkida ja tunneks ja ei oleks see on igati hea missioon, ma ütleksin selle peale. Aitäh. Jaa. Väga hea. Aga ma võin ka poliitilisi küsimusi küsida näiteks, et mis sina arvad Venemaa Ukraina olukorrast? No nii, tuli ära. Ma olen hästi kaua elanud siukse nagu tundega, et see ongi siuke nagu 3. maailmasõja eelõhtu. Ja ma tean, et mina ei saa seda kontrollida, nii et ma nagu rahustan ennast sellega maha, aga närviline on paratamatult siiski, et meil on just praegu ajaloos see teema, kus me õpime 2. maailmasõda ja ma järjest nagu iga kord pajur toob mingi fakti, näed, see Hitler tegi seda, õigustas seda sellega, kas või see, et olid nagu, et ma pean minema võtma Poola sellepärast, et seal on nii palju sakslasi ja nendel sakslastel on õigus olla suure Saksamaa osa, on ju. Kuidas Venemaa konkreetselt ütleb, et et meil on Ukrainat ja Kremlit vaja, sest et kõik need venelased, kes seal on, no mõelge nende peale, on ju. Me oleme rahumeelne riik, mida iganes. Et see kõik on nii sarnane ja ma täiega näen neid nagu ajaloolisi paralleele seal. Ja selline kuidagi lepitustaktika ka, mida praegu nagu Euroopa harrastab, on ju täpselt see, mida harrastati ka tollel hetkel. Et... keegi sõda ei taha. No keegi sõda ei taha, aga mul on siuke tunne, et ma elan ka selles ilusas illusioonis, et et siia kunagi nagu sõda ei tule. Siin on nagu fine, on NATO, on Euroopa Liit, aga reaalsuses on 100 kilomeetrit ja on Venemaa. Ei, seda kindlasti. Ma lugesin, et Islandile peab põgenema. Siis tuleb seda, et see pidi kõige turvalisem riik olema. Väga hea. Aitäh näpunäitest. Kui tuleb Venemaa, siis Islandile. Ma väidaks vastu, neil ei ole sõjaväge. Ei, aga vaata, kes see tuleb Islandile nagu? See on nii lambises kohas, selles mõttes, et nagu Venemaa on kohe meie kõrval, on ju. Sa oled Ameerikas, see on suurim Venemaa vastane, on ju. Aga lähed Islandile, politseinikul ei ole relvigi. Mis nad teevad meile? Või nagu, kes sinna tuleb kallale, et nagu meil on vaja Islandit? See veits tundub nagu sellisena, et tegelikult nagu praeguses hetkes ei ole kuskil nagu võimalust pääseda, sest et just see, et kui me mõtleme 2. maailmasõja aegsetele nagu relvastusele, siis see oli üks asi, aga tänaseks hetkeks on meil tuumariike väga mitu tükki. Ja see on kas või juba nagu hirmuäratav tegelikult. Jah, kokkuvõtteks keskendume meie koroonale, sest meie saame seda natukene kontrollida. Saame. Aga suur aitäh, et sa tuli meie podcasti ja lõpuks aega leidsid ja meie leidsime ka aega. Nüüd tuleb distantsõpe. Väga tore oli teha intervjuud. On sul mingi lõpusõna anda või? Kuna ma seal aastapäeva kõnes olen ka nagu rääkisin mentaalsest tervisest ja kuidagi selle eest tunnen, et ma pean selle eest võitlema, siis ma tahaks öelda, et isegi kui keegi tootab öelda, et sa oled laisk või keegi tootab öelda, et sa ei ole kuidagi piisav või midagi siukest või kui sa ise näed oma õpitulemustest seda, kes sa seda kuulad, siis tea, et see ei ole teps mitte õige. Need 2 aastat on olnud laastavad ja me ei saa ennast sellest süüdistada. Nii et kõik, mis meie saame praegu teha, on see, et lihtsalt hoidkem ennast, ärgem õppige ennast öösel surnuks ja teeme niimoodi, et sellest Treffneri kogukonnast, kes meil praegu on tulevikus ka võimalikult palju inimesi, kes jõuavad toimetada. Nii et hoidkem ennast. Suur aitäh. Jah, palun. Aitäh. Suured tänud veel kord Kadrile, et oli niivõrd lahke tulema meiega vanasse heasse stuudiosse. Muidugi
vaadake meid veel Instagramist, vaadake Kadri Instagramist ja noh, kuhu me laeme seda, ikka YouTube'i, Spotify'sse ja Apple Podcast'i. Kuulake meid sealt ja ma arvan, et järgmine episood on juubel jälle. Praegu 19, oleme heal lainel, jätkame samas tempos. Tänane tierlisti jäi ära, kuid järgmine nädal, noh, siin koroona aeg ei tea midagi, võib-olla jälle külalist ei ole. Teeme mõne hea ja mugava tierlisti. Seniks aga meeldivat päeva jätku, öö jätku, millal te seda iganes ei kuulaks ja nägemist. Tšau. Tšau. Tšau.